Tere tulemast, kõik kallid õed-vennad ja tervitame kõiki, kes Pildiraadio kaudu vaatavad meid. Jälle üks armupäev, võimalus tulla kokku ja kuulata, mida Jumal tahab öelda kogudusele. Palvetame ennem. Kallis taevane Isa, me täname selle imelise armu eest, me täname selle uue päeva eest, me täname selle aja eest, me täname, issand, iga südame eest. Palume, issand, sinu juhtimist, sinu armu, õnnistust. Palume sinu verd igaühe üle ja püha vaim. Täida meid kõigega, mida me vajame sel päeval. Las meie kõrvad häälestuda sinule, las meie silmad näha, mida teed ja las meie suu olgu ka sellega kaasas. Jeesuse nimel. Amen. Ja ma loen alustuseks, enne kui läheme ülistusse, loen Ilmutuse raamatust. Väga tihti sealt ei loeta, aga Ilmutuse 3.20, et kellel on piiblit kaasas, võite teha lahti. Ilmutuse 20 ja 21, ma loen 2 salmi, aga ma loen nad siis Passion tõlkes, eesti keelde siis. Ilmutuse 3.20, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui su süda on avatud kuulma minu häält ja sa avad sisemise ukse, siis ma tulen sinu juurde ja söön koos sinuga ja sina koos minuga. Nüüd seesama kirjakott aramea keeles võib seda tõlkida ka nii. Ma olen seisnud ukse taga ja koputanud. Jeesuse koputamine uksele viitab muistsele juudi pulmakutse tavale. Jeesuse päevil tuli peigmees koos oma isaga pruudi uksele. Kaasas kihlumise karikas veiniga ja pruudi lunarahaks määratud kingitus. Seistes ukse taga nad koputasid. Kui pruut avas ukse täielikult, andis ta sellega mõista, jah, ma tahan olla sinu pruut. Samamoodi koputavad Jeesus ja tema isa meie südame uksele, kutsudes meid Kristuse pruudiks. Tõenäoliselt viidatakse siin ka ülemlaulule 5:1-2, kus kuningas koputab Sulamiti südame uksele, igatsedes sisse tulla ja temaga koos einestada. Ja salm 21, sellele, kes võidab, annan eesõiguse istuda koos minuga minu troonil, nii nagu mina võitsin ja istusin koos oma isaga tema troonil. Nii et eelnevalt siin räägitakse, tuuakse välja 7 kogudust, kellel on siis sõnum ja iga 7 kogudusest saab sellise imelise tõotuse. Tõotuse saab see, kes võidab või saab võidu. Kreekakeelne tegusõna ajavorm igas 7 juhtumis siis tähendab, et see, kes pidevalt, korduvalt ja harjumuspäraselt võidab. See ei ole mitte see, et me kunagi võidame, vaid meie võit tuleb täna, nüüd. Sina oled Kristuses ja sa oled võitja. 7 kogudus 7 paigas viitavad usklikele, kes on oma vaimulikus kasvus nii-öelda ülevaatajate ehk võitjate faasis. Efesuses tähendab soovitu, issanda poolt sügavalt armastatu, Smürna tähendab mürri, kannatused, millest kõik läbi lähevad, Pergamon tähendab ülendatud paik, kiitus ja soosingu ajad. Tüatira tähendab kannatuse lõhn, õppima kiitma, raskustes üle saama. Sardes tähendab pääsenud, mineviku ahelatest vabanemine. Philadelphia tähendab vennalik armastus, õppimine teisi armastama. Laodikea tähendab rahva õigused või oma õiguste loovutamine temale. See, kes pidevalt, korduvalt ja harjumuspäraselt võidab, annab eesõiguse ja selle annab Jeesus eesõiguse istuda koos temaga troonil. Ja sa oled sina, sa oled võitja täna. Sa hoiad Kristusest kinni, sa oled võitja. Ja 22. salm ütleb niimoodi, et kes on avatud südamega, see kuulaku hoolega, mida vaim nüüd kogudustele ütleb. Amen. Ja nüüd lähme ülistusse.
olen siin sind ootamas. Kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, ent mulle ilmuta. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, ent mulle ilmuta. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, ent mulle ilmuta. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, ent mulle ilmuta. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Täis issand, olen siin sind ootamas. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Issand Jeesus, olen siin sind ootamas. Ja ükskord veel. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Jumala trooni eest voolavad elava vee jõed. Ainult ma
ma võin tulla ja juua nendest jõgedest. Jõgi, mis voolab Jumala trooni eest, jõgi, mis voolab ja kannab elavat vett. Ja kannab elavat vett. Jõgi, mis voolab, seal kus on janune, seal jões on elu, sa tule allikale. Sa tule allikale, sa tule joo. Sa tule ja joo, Jumala jõgi on siin. Sa tule ja joo, eluvee jõgi on siin. Sa kummarduda palges, sa tule sõber allikale. Seal jões on elu, seal jões on rahu, sa tule allikale. Jõgi, mis kannab värskendust väsinuil, jõgi, mis annab elu, kes leige ja tui. Elu, kes leige ja tui. Jõgi, kus puhtaks ja andeks saavad kõik, seal jões on elu, sa tule allikale. Sa tule allikale. Sa tule ja joo, Jumala jõgi on siin. Sa tule ja joo, eluvee jõgi on siin. Sa kummarduda palges, sa tule sõber allikale. Seal jões on elu, seal jões on rahu, sa tule allikale. Üks kord veel. Sa tule ja joo, Jumala jõgi on siin. Sa tule ja joo, eluvee jõgi on siin. Sa kummarduda palges, sa tule sõber allikale. Seal jões on elu, seal jões on rahu, sa tule allikale. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalges ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalges ja laulame. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt.
sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardama tingin sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Kummardama tingin sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Päeval öö ja päev me kiidame sind. 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 Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, issand, oled väärt, ükskord veel, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled väärt, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus.
võite istuda. Tõesti, kõik on issanda käest, kõik on tema jaoks, sest läbi tema on kõik loodud. Ja me oleme väga tänulikud selle eest. Me saame olla issanda ligi, me saame olla tema küljes poogitud, tema külge, olla osa temast. Ja nüüd me saame panna vabatahtlik ohvrianni kokku, ole hea, Andra. Tere kõigile! Saame teha midagi koos, aga enne seda ka Jumala sõnast võtame julgustust ja innustust. Ja ma tahaksin täna lugeda, me koos saame lugeda Pauluse kirjast roomlastele 12. peatükist 11. kuni 18. salm. See peatükk kutsub kogudust ühtsusele ja siin on väga palju head selles 12. peatükis, aga ma loen siit mõned salmid. Teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge neetke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge omavahel üksmeelsed, ärge mõelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meelest targad. Ärge tasuge kellegile kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Aamen. Me oleme üks pere paljude liikmetega ja igaüks meist on oma osa täitmas. Ja kogudus on ju Jumala väljendus maa peal ja sellist teist kogukonda ei ole, nii nagu on kogudus. Ja Kristus on meid üheks teinud ja me kuulume temaga kokku. Ja Pauluse üleskutse kogudusele on innustav ja see julgustab edasi minema ja tegema neid asju, milleks Jumal meid on kutsunud. Et siin Paulus räägib väga palju just sellest sisemisest ja vaimulikust osast, aga väline ka lähtub sellest ja see ka on oluline. Ja kui me paneme kokku vabatahtliku ohvrianni, siis me ehitame sellega üles seda kogudust, kus me oleme, kus me käime, mis on meie kodu ja me teeme seda, et ka üldiselt viia Jumala riigi tööd edasi ja tema sõnumit siin maa peal. Ja palvetame. Armas taevane Isa, suur tänu, issand, et kõik on sinu käest ja nii nagu laulusõnad ka ütlevad ülistuslaulus, et kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks ja nii see tõesti on ja me saame seda kinnitada ja tänada sind kõige eest, absoluutselt kõige eest, mis sa oled pannud meie sisse, aga mida sa oled meile ka andnud igapäevaseks elamiseks ja igapäevaseks toimetulekuks, issand, ja õnnista iga ühte täna siin ja et meie päevad oleks jätkuvalt sinu poolt kantud ja kõik, mida me ealeski vajame, tuleb sinu käest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nii ja nii kaua, kuni korvid ringi käivad, siis ma ütlen teated. Järgmisel pühapäeval teenivad meid missionärid, et üle Euroopa tulevad missionärid Balti riikidesse kokku ja jagavad evangeeliumi ja meie kogudusse on ka tulemas siis mitmed inimesed. Ja siis nad ka teenivad meid järgmisel pühapäeval. Kohe ma räägin sellest rohkem, aga tavapärased sündmused on meil teisipäeviti osadusgrupp siin kirikus G4 kella 7 algusega, kolmapäeviti palvehommik kella 10, neljapäeval palveõhtu kella 7 ja reedel on noortekad kella 7 ja pühapäeval siis tavapäraselt palvehommik kell 10. Hommikukohvi saab samuti kell 10 ja jumalateenistus algab kell 11 siis. Ja täna on meil jaanituli, nii et
et kõik on oodatud kõljalga salmile, kes on varem käinud, teab, kus see koht on, kes ei tea ja tahab tulla, tulge öelge mulle ja ma annan teile siis kaardilingi. Ja võtke kindlasti midagi kaasa, et meie laud oleks rikkalik, siis igaüks võtab natukene ja saab kokku palju. Nii et kas saate küpsetada või mida iganes. Teil endal maitseb, seda jagage teistega ka. Ja see on siis ametlikult kella 7, aga alati võib natuke varem või hiljem tulla, et Jumal on kinkinud meile ilusa ilma ja saame olla toredas osaduses. Ja nüüd siis missionäridest, see missionigrupp Impact Baltic tuleb siis 27 meile ja nad on kuni 6. juulini ja pühapäeval 29. juuni. Nad plaanivad minna siis tänavatele, Kuressaare tänavatele ka, et ma julgustan, et kaasa minema nendega. On flaierid, seal infostendil on ka flaierid, et nad hakkavad neid jagama, aga te saate juba praegu võtta kaasa ja anda mõnele tuttavale ja kutsuda neid koosolekutele, mis on siis 29, see on pühapäev, 30 esmaspäev ja siis 1. juulil ja õhtuti kella 7 hakkavad need koosolekud siin. Evangeelsed koosolekud, et kindlasti kutsuge sõpru ja tuttavaid ja siis julgustan kindlasti ka tänavale minema. Ja siis 17–19 juuli on siis EKNK suvepäevad Lootuse külas ja siis 18–19 oktoober on siis festival Lootuse aeg Tallinna Tondiraba jäähallis ja siit lähevad tasuta bussid. Kellel soov täpsemat infot, siis saate Andre käest üle küsida. See oleks teadetest kõik ja meil on ka siis sünnipäevalapsed Marit Kallas, Kadri Leamedri ja Milvi Niit. Kas on siin keegi sünnipäevalastest? Palun, pastor Ello, ole hea, tule ka, õnnistame. Palve on alati hea ja õnnistus kulub ära. Marit, isa, me täname sind Mariti eest. Tänan selle kodu eest ja tema pere eest ja me palume õnnistust algavaks uueks aastaks, isa, et sinu heameelene vaim hingaks tema üle ja isa, et kõik mured oleksid üles saadetud ja sina oled lubanud hoolt kanda meie eest. Me oleme sinu silmaterad, sinu välja valitud, sinu püha preesterkond. Kinnita Marit, eriti ka sellel uuel aastal ja ta võiks kogeda sinu lähedust, sinu ülemäärast suurt väge, mida sa oled meile andnud oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Me täname võime õnnistada Maritit. Amen. Amen. Suur tänu ja Kadri, Lea ja Milvi, me soovime teile ka rohkelt Jumala armu ja õnnistust ja ütled šalommi kogu teie eluks Jeesuse nimel. Amen. Ja nüüd ma palun diakon Maiu. Kus on meil Maiu? Ole hea, tule jaga, mis Jumal on sinu südamesse pannud. Aitäh. Tere kõigile. Rõõm jälle kõiki näha. Ja võib-olla tõusemegi kõigepealt ja oleme palves. Isa, ma tänan sind. Isa, ma tänan sind selle tänase hommiku eest. Ma tänan igaühe eest, kes on täna siia kutsutud sinu poolt. Sa tõepoolest tunned meid kõiki nimepidi. Isa, ma tahan õnnistada ka igat ühte, kes kuuleb pildiraadiost
isa, ole oma püha vaimu läbi meie kõigi ligi täna, issand. Jeesuse nimel. Me tuleme siia kokku Jeesuse Kristuse nimel, me oleme sinu lapsed. Me palume sõnumit sinult, meie taevane isa. Me palume sõnumit, mis meid ehitaks üles. Et me saaksime jälle toetuda sinu armastusele. See, et sina oled meiega, meie iga probleemiga. Ja sa näed meie südant just nimelt sellisena, nagu ta on. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tõepoolest õnnistust igale ühele. Ma palun, et püha vaim liiguks iga ühe meie südames. Valgustaks täna jälle ja ehitaks meid üles. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja tere veel kord igale ühele, kes täna siia on jõudnud. Ain rääkis ka juba suure osa sellest jutusest ära täna. Aga mis Jumal täna minu südamesse pani? Kõigepealt see, et me oleme kõik väga erinevad. Ja see, kuidas keegi toob siin esile ka selle Jumala sõna, mis on Jumal tema südamesse pannud. Igal ühel on ka erinev ülesanne, kuidas ta jagab seda, mida ta jagab. On neid, kes tõesti peavad saama otse Jumala käest. On neid, kes peavadki õppima pikalt, võib-olla aastaid, saama mitu kraadi. On neidki. Aga Jumala ees me oleme kõik tema lapsed. Me oleme ikkagi võrdsed. Kuigi ta on andnud igale ühele oma ülesande. Ja praeguses sellises mitte just kõige turvalisemas olukorras, mis meil maailmas toimub, me võime tunda natukene hirmu ja väga paljud inimesed otsivad võib-olla rohkem ka Jumalat. Ja meil ka õed-vennad võib-olla rohkem pöörduvad Jumala poole, et saada abi. Sest see ärevus, mis ümberringi on, see paneb meid otsima rohkem neid asju, millest on kõik saanud alguse. Ja inimesed otsivad tõde. Maailma inimesed samamoodi otsivad tõde. Kuigi tõde, ta on meie ümber, ta on looduses, ta on igal pool, siis ikkagi inimene ei pruugi seda ära tunda, mis on see tõde. Maailma inimene paneb tõele nimeks võib-olla, et mis see on. Meie kristlastena teame, kes ta on. Johannese 8:31 ja 32 ütlevad, siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde teeb teid vabaks. Tõel on mingi omadus, et me tunnetame teda ja ta teeb meid vabaks. Aga sageli me ei saa aru Jumala asjadest. Siin ongi väga vaja Jumala isiklikku abi, kuidas saada aru nendest asjadest. Inimestena me tahame võib-olla omada kontrolli asjade üle, see tekitab mingisuguse turvalisuse tunde. Olgugi, et see turvalisuse tunne, milles me oleme, see ei pruugigi meile üldse kasulik olla. See ei pruugi meid üles ehitada, see ei pruugi kuidagi elule midagi juurde anda, aga ta on turvaline olukord, asjad on minu kontrolli all ja inimene ei taha sellest olukorrast välja tulla. Ja sageli me kuidagi seomegi ennast mingite rituaalidega, mingite
tegevustega. Aga Jumal ootab, et me vaataksime temale ja oleksime avatud temale. Üsna sageli võib mulle või ka teistele tunduda, et kas see ongi Jumala eesmärk, näidata meile, kui meil on probleemid, kui me otsime lahendusi, kui me tahame oma kontrolli all hoida neid asju ja ometi näha, et need asjad ei toimi. Kas ta tahab meile näidata, et me ei saagi ilma temata kuidagi läbi? Kui väga ta tahabki, et me oleksime temast sõltuvad igas oma eluvaldkonnas. Kui me vaatame ka piiblist neid inimesi või jüngreid, kes käisid Jeesusega koos, ka Peetrus, kui Jeesus kutsus Peetruse vee peale kõndima, Peetrus ta läks usus. Niipea, kui ta tahtis asjadest aru saama hakata ja hakkas vaatama enda ümber, niipea ta hakkas vajuma. Niipea ta enam ei saanud vee peal kõndida. Samuti Vanas Testamendis Mooses pidi ka igas asjas toetuma Jumala peale. Me võime ainult ette kujutada, mis tunne tal võis olla, kui ta seisis Kõrkjamere ees. Taga oli Iisraeli sõjavägi. Kõik rahva silmad olid tema peal ja ees oli Kõrkjameri. Mida teha? Kuidas minna edasi? Ta pidi toetuma Jumala peale ja tal pidi olema ka arusaam Jumalast, et kuidas need asjad toimivad. Ja sageli on ka nii, ka meie oma eludes, kui me usus järgime Jumalat, kui me järgime tema sõna, otsides siiralt tema sõna, tehes seda, just nimelt ka tehes neid asju, võib-olla mitte alati aru saades, aga just tehes neid asju, läbi selle, alles peale seda, kui see kõik on lahenenud, alles peale seda, kui sa näed, et see sõna ja sõnum, kui sa oled rakendanud seda, mis on piiblis kirjas, kui sa oled rakendanud seda oma ellu, siis alles siis pärast sa näed seda, mis see endaga kaasa tõi. Sa pead usus minema, usus astuma selle peale. Niipea kui sa kardad, niipea ei toimu midagi. Ja Ain rääkis siin ka sellest ilmutuse raamatust ennem. Ilmutusraamat on ka kingitus meile. On vahel õpetusi ka, et see on nagu kiriku ajalugu, et kirik on läinud läbi sellistest faasidest, nagu seal on kirjas, siis tegelikkuses, kui me hästi loeme neid kõiki sõnumeid kogudustele, siis mingis hetkes oleme me võib-olla ise olnud samas olukorras kui üks või teine kogudus. Ja igast olukorrast Jumal annab meile väljapääsu. Ja ilmutuse 3:20-21. Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Jeesus ütleb seda. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Jeesus räägib siin, et ta seisab ukse taga ja koputab. Ta koputab iga inimese südame uksele. Jumal tahab, et kõik inimesed pöörduksid ja tuleksid tõetunnetusele. Jumal ei rõõmustu mitte kellegi hukkumisest, aga see võti on alati inimese enda käes. Ja siin
Psalm 21, ta ütleb ka, et aga kes on võitnud, sellel ma lasen istuda koos minuga. Millisest võidust ta siin räägib? Mida see võit üldse endast kujutab? Jaakobus samamoodi räägib esimeses peatükis, olge lausa rõõmsad kiusatuste üle. Ja kes võidab ära kiusatuse, see saab võidupärja. Mis võit see on? Mis pärg see on? Ma leidsin ühe huvitava raamatu vahepeal. John Ortberg, sa meeldiksid mulle rohkem, kui oleksid rohkem minu moodi. See oli väga huvitav raamat ja ma alles loen seda. Soovitan lugeda. Alguses see raamat tekitas minus väikese eelarvamuse ja ma arvasin, et kas see on nüüd raamat, kus hakatakse võib-olla kritiseerima, hakatakse võrdlema. Aga kui ma hakkasin seda raamatut lugema, siis see oli väga üllatav. See raamat sisaldab paljude teoloogide sõnumeid, paljude jutlustajate sõnumeid, üldse inimeste sõnumeid, aga see raamat sisaldab ka selle inimese isiklikke otsinguid, isiklikke kogemusi. Ja see raamat räägib sellest, meil on vaja suhet. Meil on vaja suhet üksteisega, aga meil on vaja suhet ka Jumalaga. See võtab aega, Jumal ootab, et me võtaksime temaga aega, et me oleksime temaga koos. Aga mis on elu meie ümber? Kui me loeme mäejutlusest, siis mida Jeesus ütleb oma jüngritele? Mind on taga kiusatud, teid kiusatakse taga. Ta ei ütle, et kõik on nii väga hästi kogu aeg. Mis on see võit, millest me peame läbi minema? Ja seal on üks väga huvitav lugu ka Taavetist, mis võib olla, kui me lähemalt hakkame mõtlema, ka meie elus teinekord võib juhtuda. Ma arvan, et meil väga paljud teavad seda lugu Taavetist ja Batsebast. Kuidas Taavet vaatas ilusat naist, tahtis teda endale, pärast tuli välja, et see oli ühe väejuhi naine. Ja siis Taavet otsustas, et see väejuht peab surema. Kuid siis tuli prohvet Naatan tema juurde ja rääkis ühe mõistukõne rikkast mehest, vaesest mehest ja vaese mehe uute tallest. Kui Taavet kuulis seda lugu, arvas ta kohe, et see rikas mees, teda peab hukkama, ta peab leidma surma. Aga kui prohvet Naatan ütles, et see oled sina ja näitas talle peeglit, siis Taaveti suhtumine muutus üsna sageli. Nähes mingit ebakõla, nähes mingit ülekohut, me kohe tahame minna ja õigust mõista. Aga need olukorrad võib-olla ongi selleks meie ellu tulnud, et me näeksime ka ennast peeglist, see, kes me oleme inimestena. Me kipume hukka mõistma, see on nagu harjumuslik, kuid piibel ei ole hukkamõist või etteheide inimesele. Olgugi, et kui inimene seda võib-olla alguses loeb või esmapilgul sellele tähelepanu pöörab, siis ta näeb sealt etteheidet, ta näeb sealt võib-olla, ta arvab, et Jumal näitab näpuga tema vigadele. Tegelikkuses see nii ei ole. Ja Jumal pigemini, ta tahab
anda nõu, kuidas ühes või teises olukorras käituda, kuidas ühest või teisest olukorrast läbi minna, kuidas panna lootus mitte iseenda peale, vaid kuidas panna lootus Jumala peale. Kui me käime Jumalaga ja paneme lootuse tema peale, siis ei tähenda ju seda, et me oma mõistuse peaksime kuskile tahaplaanile jätma. Kuidas käia koos Jumalaga, kuidas mitte toetuda oma käsivarrele, vaid Jumala käsivarrele. Ja võib-olla ma tooksin sellise võrdpildi ka, kui ma murran lilleõie, siis ta mõne aja pärast hakkab närbuma, kustuma. Nüüd, kui ma panen ta vette, siis ta mõni aeg natukene ikkagi on ilus, aga ikkagi ta närbub. Nüüd see tema side juurega oli läbi lõigatud. Midagi sarnast juhtus inimesega Eedeni aias. See on võib-olla lihtsustatud näide praegu, aga midagi sarnast juhtus. Inimene tahtis näidata, et ma saan ise hakkama. Mul ei ole Jumalat vaja. Sellega lõigati läbi side Jumala ja inimese vahel. Jumala kaitsvat nii-öelda kätt ei olnud enam inimese peal. Ja suhe, see, et ta sai nõu küsida alati isa käest, see, et ta sai temaga koos käia, kõik see, kui meie tuleme Jumala juurde, siis ei ole ainult see, et me tuleme ta juurde ja me saame temalt midagi. See ei ole ainult see. Need on kogemused, need on emotsioonid, sa tunnetad teda, sa oled temaga koos, tunned rõõmu, sinus muutub midagi nii palju. Aga just ka see kogemus temaga koos olemisest. Ja nüüd, kui see side sai läbi lõigatud, siis jah, võib-olla oli inimese uhkus see, mis takistas tal tulemast tagasi. Võib-olla oli juba hingevaenlane ka see, kes pettis inimest ja pettis teda jätkuvalt, nagu meiegi siin oleme ju hingevaenlase nii-öelda kuningriigis siin maa peal, kuigi meie kristlastena, kui me oleme vastu võtnud Jeesuse Kristuse oma päästjaks, kui meil on püha vaim, siis meie oleme siin maa peal Jumala kuningriigi saadikud. Ja mis ongi kogudus, see ongi see Jumala kuningriik siin maa peal. Aga mis juhtus seal Eedeni aias Aadama ja Eevaga? Me vaatame neid, kui me loeme sealt, siis mis esimesena tuli, mis emotsioonid tulid Aadamale ja Eeval, kui nad olid söönud hea ja kurja tundmise puust. Siis jah, ta tundis häbi, süütunnet, süüdistust, hirmu või kartust. Need olid need ebameeldivad emotsioonid, mida ta tunnetas. Kas need olid Jumalast? Enne ju neid emotsioone temas ei olnud. Alles peale seda, kui ta oli söönud hea ja kurja tundmise puust, alles siis tuli inimesesse selline suhtumine. Aga Jumal suhtub meisse armastusega. See ei tähenda, et meil ei ole probleeme, see ei tähenda, et me ei tunne valu, see ei tähenda, et me ei lähe läbi väga rasketest olukordadest. Aga kuidas me läheme läbi? Inimesena, kui me kasutame inimlikku teadmist, inimlikku oskust, ainult inimlikku oskust, maailma inimene tahab saavutada täiuslikkust, perfektsust, aga iga kord
kui ta näeb, et ta ei ole perfektne, ükskõik kui hästi ta tahab kõike teha, ta ei ole kunagi täiuslik. Ta tunnetab selle ära. Kas on ikka veel see uhkus, mis takistab inimest tulemas Jumala juurde ja võtta vastu see, mis Jumal tahab inimesele anda? 1. Korintuse kirjas öeldakse, et Jumala heldus paneb meid meelt parandama. Inimesena, me tahame minna kohut mõistma oma inimlikul pinnal, kuid Jumal näeb neid olukordi natukene teisiti. Isegi seal samas kirjas Laodikea kogudusele Jumal ütleb, et ma karistan igat ühte, keda ma armastan. Kuid see ei ole see hukkamõistu karistus, vaid see on see, et sind kutsuda isa juurde. Ja kui me inimestena käimegi siin maailmas, siis meie ümber on nii palju kõike muud. Me oleme loodud kandma Jumala vaimu enda südames. Inimene on loodud niimoodi. Ja kui ta ei võta, kui ta ei taha Jumala vaimu enda südamesse võtta, siis tuleb sinna kõike muud. Aga see kõik muu, ükskõik kui palju sa tahad seda, ükskõik kui perfektselt sa tahad kõike teha, see ei ole see täiuslik, mida Jumal on sinu jaoks loonud. Sa oled loodud niimoodi, et sa saad olla õnnelik, olla see täieline inimene ainult koos Jumalaga, ainult kandes Jumala vaimu oma südames. Kõik muu, kui sa kannad seda endas, siis see lõhub sind, see hävitab sind. Me oleme võitjad ja me käime võitjatena. Jumal on teinud kõik. Jeesus Kristus on teinud kõik. Iga and, mis me anname Jumalale tagasi, see on armastuse and. Mitte see, et ma annan selleks, et midagi saada. Et ma annan selleks, et kõik näeksid, kui tubli ma olen. Mitte selleks, vaid see on armastuse and. Jeesus Kristus tegi kõik ristil. Ta ütles, see on lõpetatud. Isegi andeks andmisesse me mõnikord suhtume niimoodi, et ma annan andeks sellepärast, et siis ma saan Jumalalt midagi. Ma üldse ei ütle, et andeks andmine ei ole oluline. Jumala sõna koguni ütleb, et kui me ei anna andeks, siis Jumal ei saa meile andeks anda. Aga see andeks andmine ka, see on teekond koos Jumalaga. See on see võidu teekond koos Jumalaga. Minnes läbi nendest valudest ja ometi pannes kogu oma lootuse Jumala peale. Ükskõik mis olukord, millest me läbi lähme, ei pruugi üldsegi mitte kerge olla. Ja praeguses maailmas, mis on üsnagi kõikuv praegu, me vajame rohkem Jumala ligiolu, me vajame teda võib-olla rohkem. Ja samas ei olegi looja peale lootmine alati lihtne. Me lähme nendest olukordadest läbi, paneme oma lootuse Jumala peale, palume, anume, täname, teeme kõik need olukorrad läbi. Ikka ei tule vastust. Võib-olla ei tule 1 aasta, võib-olla ei tule 2 aastat, 10 aastat, 20 aastat. Sa ei saa seda vastust. Ja sa ometi ikkagi paned oma lootuse Jumala peale. Ikka. Olenemata sellest, et sa võib-olla ei saa vastust siin maa peal. Need on need olukorrad, millest me läbi lähme. Abraham oli ju ka
100 aastat vana, kui ta sai tõotatud lapse. Talle tuli see tõotus ju palju varem. See oli see teekond, millest ta läbi läks. Ja samas ka Taavet, kuningas Taavet jälle, kellest kogu piibel räägib ka, kuna ta on Jeesuse esiisa. Taavet ju ka, ta võiti kuningaks, kui ta oli noor poiss. Ja ometi ta ju ei saanud kohe kuningaks. See oli mingi teekond, mida ta läbis. Nii mitu korda oli tema oma elu ohus selle kõige pärast. Aga ta oli juba kuningas. Ta oli juba see võitja, ta juba oli. Jumal oli ta juba pannud sellesse positsiooni. Ja need on need rasked olukorrad. Andeks andmise juures täpselt samamoodi. Kuidas panna oma lootus Jumala peale. Aga sa otsustad seda teha. Sa otsustad armastada. See ei tähenda, et sul ei ole valus. Aga see ei tähenda ka seda, et sa lihtsalt teed seda sellepärast, et Jumalalt midagi saada. See on teekond koos Jumalaga. Kõige tähtsamad jutuajamised toimuvad Jumalaga kahekesi. Ja see on olnud nii. Tema on see, kes sind tervendab. Tema on see, kes annab sulle tarkust. Te tunnetate ära tõe ja tõde teeb teid vabaks. Aga see tähendab ka seda, nagu Jeesus ütles, kui minu sõna jääb teisse, kui te jääte minusse, siis te tunnetate tõe. Me ei saa alati asjadest aru, aga kui ma panen lootuse Jumala peale, siis ma näen alles pärast, kui ma olen läinud sellest teekonnast läbi, ma näen tulemust. See on protsess. Ja Jumal tahab selle kõige kestel meis midagi teha. 1. Korintuse 15:54. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. See on protsess meie sees. See on see koht, kus Jumal meid on asetanud siia. Kui me teinekord olemegi need nagu lilleõied ära lõigatud, meid on asetatud vette, kus me otsime Jumala puudutust jälle, me otsime teda jälle, et olla jälle temaga koos, saada see eluõhk jälle iseendasse. Ja see on see võit, et ma jälle jätkuvalt olen temaga koos, hoolimata sellest, mida ma näen oma ümber olevat, hoolimata sellest, et ma lähen läbi valudest. Ka Jeesus Kristus ju ta läks läbi kannatustest ja ta sai kuulekaks. Just nimelt ta sai kuulekaks läbi kannatuse. Jumal kasvatab meid, teinekord ta karistab meid, teinekord ta laseb meil minna läbi raskuste. Aga kui me loodame Jumala peale, kui me oleme temaga koos, paneme tema oma elus esikohale, siis see on protsess meie sees, teekond, mida me läbime, milles on võit. Me oleme võitjad, kui me paneme oma lootusi Jumala peale. Sest Jeesus Kristus on kõik teinud ristil. Isegi kui ma ei saa nähtavaid vastuseid, siis Jeesus Kristus tegi kõik ristil. Vastasel juhul meil on hästi kerge minna otse kui karma seadusega kaasa, et tõepoolest, et sina oled nüüd teinud seda, sellepärast sul tulevad sellised ja sellised asjad elus kanda. See ei ole Jumala plaan, see ei ole Jumala tee.
Jeesus Kristus tegi kõik ristil, me oleme võitjad. Jumal ootab, et me läheme tema juurde ja need annid, mis me talle anname, need on armastuse annid. Iga kümnise maksmine on armastuse and, mitte kohustus, vaid armastuse and. See on sügav armastus, vastamine sellele, et Jeesus Kristus, Jumal, on meid enne armastanud. Ta on näidanud meile, kuidas näeb välja armastus. Milline see armastus on. Ja ometi ta ütleb ka, et rudjutud, Matteuse 12.20, rudjutud roogu ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud. Jälle, see on meis protsess. Nii sageli me oleme need rudjutud. Aga rudjutud roog, ta paindub. Hõõguv taht, kui sa natukene seda puhud, ta läheb lõkkele. Kui see liidetakse teiste tahtidega, ta läheb lõkkele. Jumal tahab meile tegelikult öelda, et meis ongi midagi katki. Meil on vaja Jumalat, meil on vaja tema tarkust, meil on vaja tema teadmisi, me ei saa toetuda oma tarkuse peale. Kui Peetrus oma tarkuse peale toetus, siis ta hakkas vajuma. See on raske, keeruline, aga see on see tee, mis viib võidule. See on see võit, millest Ilmutusraamatus räägitakse. Kes võidab, sellele ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. See oli see sõnum, mis ma täna tahtsin jagada, millega Jumal mind täna puudutas, et loota tema peale. Sest me oleme loodud niimoodi. Me ei ole loodud kandma endas kurja, me oleme loodud kandma endas valgust. Ja meie oleme see püha preesterkond, see Jumala omand rahvas, keda tema nimepidi on kutsunud, et meid armastada. Et see armastus, mis meisse on püha vaimu kaudu valatud, ja et see armastus saaks siis välja valatud teistele. Miks nii sageli mõeldakse, et piibel on etteheide, piibel on kui süüdistus? Piibel ei ole seda. Sest meie, kes me oleme vastu võtnud Jeesuse Kristuse armastuse, meis on ju see armastus ja armastus muutis meid. Armastus puudutas meie südameid, siis meie muutusime. Käsk ei suuda inimest muuta. Käsk ei suuda tuua inimest Jumala juurde. Tema on meid enne armastanud. Sellepärast me armastame teisi. Ja Jumal on armastus. Aga kas võib-olla tõuseme ja oleme palves veel? Ja tõesti, kui keegi ei ole kohtunud selle armastusega, siis tõepoolest ma väga paluksin, et Jumal puudutaks teie südant. Tänu sulle, kallis taevane isa. Issand, tõesti ma palun, et sa püha vaimu läbi puudutaksid meie igaühe südant. Sa oled armastus, sa oled looja. Isegi kui kelleski meis on midagi katki, issand, siis sina oled see, kes parandab. Sina oled see, kes teeb meie südamed jälle terveks, issand. Sina oled see.
Ma palun igale ühele, kes täna on siia tulnud, kes kuuleb, Isa, palun anna lootust. Lootust ükskõik, mis raskuse sees keegi on. Lootust, et sina oled Isa. Isa, anna see teadmine, me oleme võitjad. Anna see nägemus, ilmutus, me oleme võitjad sinus, Issand. Anna see tarkus, panna oma pilk sinu peale, mitte nendele inimlikele inimese omaduste peale, Issand. Isegi kui hingevaenlane ütleb, et sa ei ole väärt, siis Jumalale oled sa väärt. Isegi kui keegi ütles sulle, et sind ei ole kellegile vaja, siis Jumalale on sind vaja. Võta vastu see sõnum. Ära lase hingevaenlasel ennast lõhkuda. Issand, sina oled tervendaja. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Kes täna siin on, Issand, Jeesuse nimel, Jeesuse vermete läbi on meile tervist tulnud. Sa oled suurem kui see, kes on maailmas. Jeesus Kristus on teinud kõik ristil, Issand. Ja me täname selle eest. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Me ülistame sinu nime ja tõstame kõrgeks sinu nime. Ja täname sind, Jeesus Kristus, selle lunastuse eest, mille kaudu meie saame tõesti kõikidest nendest õnnistustest osa, mis Jumalal meie eludes plaanis on. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Me ülistame sinu nime. Tänu sulle, Issand. Aamen. Suur tänu, Maiu. Väga oluline sõnum. Me oleme võitjad. Tihti me ei tunne seda, me ei näe seda, aga me hoiame sõnast kinni. Kristus on sõna, elav sõna ja me oleme võitjad. Nii nagu sa Maiu ütles, et tagantjärgi vaadates me ainult kiidame, ülistame. Ma olen tihti mõelnud seda, et kui mul on tekkinud olukord, kus hakkad virisema ja siis ma mõtlen alati selle peale, et aeg läheb edasi, ma pean kahetsema seda. Jumal on hea. Amen. Kui sõna läbi maailm loodi, olid sina sõna see. Ja maa peal käies ilmutasid Jumala auhiilguse. Pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimad, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus. Meil tahtsid koduks anda taeva, kuid tulles taeva alla tõi. Su armastus mu partus suurem, ei lahuta nüüd miski meid. Pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimad, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus. Pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus. Kui sõna läbi
kui sõna läbi maailm loodi. Olid sina sõna sees ja maa peal käies ilmutasid Jumala auhiilguse. Pole nimedest kaunimad, pole nimedest kaunimad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimad, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimad kui nimi Jeesus. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, patu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitust, su nimele austus, sa üles tõusnud kuningas. Pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole sul võrdset, pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. See, kes nõrk, saab tugevaks. See, kes vaene rikkaks saab. See, kes pime, saab nägijaks. Seda Jeesus teinud on. See, kes nõrk, saab tugevaks. See, kes vaene rikkaks saab. See, kes pime, saab nägijaks. Seda Jeesus teinud on. Hosanna, Hosanna, meie ohvri tallele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. Hosanna, Hosanna, meie ohvri tallele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. Armu jões ma puhtaks saan
tõusen surmast võitjana, kõlab ülistuse laul, meie vabastaja au. Armu jõest ma puhtaks saan, tõusen surmast võitjana, kõlab ülistuse laul, meie vabastaja aus. Hosanna, Hosanna, meie ohvrid allele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. Hosanna, Hosanna, meie ohvrid allele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis. Ja viimast korda. Hosanna, Hosanna, meie ohvrid allele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. ja olgu kiitus sellele, kes elab igavesti ja kellest lähtub kõik, et tema on allikas. Tänu, Jülis. Me hakkame nüüd lõpetama ja kiiret ei ole, kohvik on avatud ja õhtul siis jaanitulele kõik. Et olge väga õnnistatud ja et see uus nädal võiks olla imeline nädal ka igaühe jaoks ja olge valguseks ja soolaks, nagu Jumal on meid loonud. Ja võtame ka õnnistussõnad kaasa. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Amen. Suur tänu kõigile.